Doktor Vaher, milline on kõige tüüpilisem nohu saamise stsenaarium? Reeglina, kui ma nüüd mõtlen oma patsientide peale, siis reeglina tuleb ema 2-3 lapsega ja ütleb niimoodi, et no lasteaiast see jälle toodi ja nüüd me oleme kõik haiged. Et väga sageli see seltskond, kes esmasena haigestub, ongi eelkooliealised lapsed, kes saavad viiruse tõenäoliselt lasteaiast, siis tulevad koju ja kodus siis võivad olenevalt ka sellest kodukeskkonna suurusest ja sellest, milline õhu kvaliteet on, võivad kõik järjest nakatuda, aga ei pruugi, see oleneb inimese immuunstaatusest. Ja eks see stsenaarium siis kulgeb. Kõigepealt on see nina tilkuv, siis läheb võib-olla kinnisemaks, siis hakkavad nohu, köhakaebused selle sekreedi tõttu, mis tekib ja siis sealt edasi juba selline ebameeldivustunne peapiirkonnas, näopiirkonnas, kõrvad võivad lukus olla, suurenenud unevajadus, väiksematel lastel ka selline tujukus ja söögiisulangus, kuni siis selleni, et nohujärgses perioodis kimbutavad tihtipeale ka ninaverejooksud. Nii et see nohu on jah üks tõeline väga mitmekülgne talent. Tänan doktor nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!